Erinevad kogukonna arenduse valdkonna uuringud toovad välja, et kogukondadesse kuulumine tugevdab vaimset tervist. Kogukonna inimesed peaksid nagu märkama seda, et nad ei tee kogukonda kellegi jaoks vanglaks. Tere tulemast kuulama podcasti Kas viga näed laita. Siin saates räägime nendest kõige suurematest ühiskondlikest küsimustest, mis iga Eesti inimest kas otse või kaudsemalt puudutavad. Saate on ellu kutsunud Nula Inkubaator ja mina olen saatejuht Karin Kruup. Tänaseks saatekülaliseks on Dagmar Narusson. Dagmar on Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi kogukonnatöö lektor ja sotsiaalse innovatsiooni teadur. Dagmar on süvitsi uurinud vaimse tervise taastumise ja kogemusteadmiste valdkondi. Tere, Dagmar! Tere! Mul on nii hea meel, et sa tulid saatesse. Kogukonnad on minu üks väga oluline teema mu jaoks, nii et mul on äärmiselt põnev, et me saame hakata seda teemat siin arutama. Aga miks kogukondade teema sulle hingelähedane on? Jaa, inimesena on see sellepärast minu jaoks oluline, et ma olen kogenud kogukonna tunnet. Ja see on niivõrd oluline. Mõnedes raamatutes öeldakse isegi, et kogukonna tunne teeb elu elamisväärseks. Ja ma tegelikult kirjutan alla sellele. Aga kogukondade valdkonna arendusega tegeledes näen ma, et kogukondades on tohutu potentsiaal ja me vajame praegu ja tulevikus kogukondi ja kogukondlikke suhteid, et ühiskond saaks edasi liikuda ja ka igasuguste erinevate väljakutsete ja kriisidega paremini hakkama. Et see on nagu hädavajadus tegelikult. Mis üldse on kogukond? Jaa, et see on ka hästi oluline teema, et nii palju ju kasutatakse kogukonna mõistet. Hästi palju kasutatakse seda sõna praegu. Jaa, aga minu jaoks, ja mitte ainult minu jaoks, et mida ma ka lugenud olen, et kogukond on siis selline inimeste kooslus, kus inimesed tõepoolest omavahel suhtlevad. Et on olemas suhted, et see on nüüd oluline. Ja neid inimesi ühendab nüüd see miski. Ja see miski võib olla nende elukoht, ehk siis naabruskond, see asukoht, kus nad elavad. Need võivad olla huvid või hobid. Need võivad olla, see võib olla eriala, valdkond, kus toimetatakse. Või ka mingi keeruline olukord elus, haigus, puue, eks, et inimesed otsivad teisi, kellel on samad kogemused ja siis toetatakse üksteist. Aga suur hulk kogukondi on ka sellised, kes tahavad midagi ära teha maailmas. Ühine missioon. Ühine missioon. Kas või kliimaaktivistidele, kui me mõtleme. Ja. Hästi palju me räägime sükestest virtuaalsetest kogukondadest, et mil määral nad on siis, ma ei tea, sarnased või erinevad sellest, kui me füüsiliselt tuleme kokku või elame näiteks samas piirkonnas? On nii, et tegelikult väga paljud kogukonnad teevad mõlemat. Nad saavad omavahel kokku, aga toimub suhtlus ka siis virtuaalselt. See infovahetus lihtsalt on siis kiirem. Et ma ei näe nagu siin vahet, et pigem on see küsimus, mille pärast ühinetakse. Ja küsimus on ka siis lihtsalt sellel virtuaalsel suhtlus, et kas tegelikult on ka suhted omavahel, kas on see ühine siht, kuhu poole liigutakse, et tingimata igasugune omavaheline suhtlus ei ole veel kogukondlik suhtlus. Siuke huvitav küsimus tuli mulle, et kas inimene peab ise ka teadvustama, et selleks, et olla kogukonna liige, kas inimene ise peab teadvustama, et mina nüüd olen selles kogukonnas või ta võib olla kogukonna liigega nagu enese teadmata või aimamata, et ta tegelikult kuulub sellesse gruppi, tal tegelikult on need suhted ja tegelikult on ju see kogukonnas. Jah, ma arvan, et on mõlemat pidi, et on suur hulk inimesi, kes ikkagi, kui nendega rääkida, suudavad rääkida ja hästi identifitseerida, et millise kogukonna liikmed nad on või on varem olnud, näiteks lapsepõlves või siis teatud eluperioodil, kui nad on õppinud või välismaal töötanud või teises piirkonnas hoopis toimetanud vahepeal, et nad suudavad selle välja tuua, aga vestlustes olen ma saanud aru ka, et on inimesi,
kelle jaoks teatud kogukondlik suhtlus ei seosta üldse kogukonnaga. Nad mõtlevad, nad lihtsalt räägivad inimestest. Kui ma hakkan lähemalt rääkima, et mis te teete ja mis teid ühendab ja mis on siis see formatsioon, mis teid ühendab, siis tuleb välja, et see on kogukond. Ehk siis nagu me enne tõdasime, et palju kasutatakse kogukonna sõna, tõesti palju me kuulame seda, aga see seos või see tähendus ei ole kõigi jaoks selge ja see ei pruugi olla ära seostatud isikliku eluga tingimata. Aga ma arvan, et see tuleb, see on nagu ajamärk, et mida rohkem me kasutame seda mõistet, seda rohkem inimesed hakkavad ka mõtlema. Kui ma nüüd mõtlen, et mul on suur pere ja mul on palju sõpru, et kas ma võin öelda, et see on nüüd siis minu kogukond? Jah, et keegi ei saa keelata sind. Jah, aga tingimata pere ja sõbrad, pere on pere, sugulased on sugulased, sõpruskond on sõpruskond. Et kogukonna puhul on ikkagi nii, et on paljud erinevad tunnused, mis need inimesi siis iseloomustavad. Ehk siis need võivad olla asukohapõhised, näiteks et vanus ja et hästi erinev võib olla see inimeste vanus. Huvipõhises kogukonnas võivad suhteliselt samas vanuses inimesed olla, aga nad tulevad erinevalt erialalt näiteks. Ja erinevate erialade kogukonnad omakorda jälle võib öelda, et need inimesed paiknevad täiesti erinevates piirkondades või töötavad erinevates asutustes, aga see eriala või valdkond ühendab neid. Nii et tegelikult on nii kogukondade puhul, et see kogukondlik suhtlus ühendab inimesi, kes muidu võib-olla kokku ei puutuks ja ei suhtleks. Et pere ja kogukonna vahel ma võrdusmärki ei paneks. Aga väga tore, kui pered toimetavad kogukondades. Muidugi. Kas tänapäeva inimesed tunnevad, et neil on kogukondi vaja? Või et kas nad on, et kas nad vajavad kogukondi? Ma arvan, et või kui ma mõtlen erinevate kogemuste peale ja vestluste intervjuude peale, et siis on nii, et see sõltub palju sellest, et missugune suhe või kontakt hetkel inimesel kogukonnaga on. Ja mida ma mõtlen selle all, et võib olla perioode, kus isiklik elu nõuab päris palju tähelepanu ja kogukond justkui nagu on kuskil taamal olemas või inimene teab paari kogukonda ja ta lihtsalt on otsustanud hetkel, et ta ei jaksa sinna panustada. Et siis see ju ei ole tema jaoks sellel hetkel nii oluline. Aga mingil teisel hetkel ta võib tunda, et ta tahab sama kogemusega inimestega kokku puutuda. Näiteks sünnib väike laps ja siis tahaks teada, et kus need teised beebide emad või isad on, et mida nemad teevad ja mis küsimused neil on. Et see väga palju sõltub, jah. Kui toetatuna tunnevad Eesti ühiskonnas elavad inimesed, et nad on kogukonna poolt toetatud? Jälle sõltub inimesest ja sõltub kogukonnast. Muidugi. Ma arvan, et see on väga rikas kogu see maastik. Ja see muutub ka kogu aeg, et ei ole nii, et sama inimene ja siis tema kogukonnad on kogu aeg nagu ühes olukorras, et see muutub. Aga siiski ma tahan uskuda ja kui ma olen rääkinud inimestega, ma saan aru, et inimestel on häid kogemusi kogukondadega olnud. Et kui nad nagu hetkel isegi ei suuda midagi esile tuua, siis kui nad meenutavad lapsepõlve näiteks, et siis tuleb meelde, kuidas inimesed piirkonnas käisid omavahel läbi või toetasid üksteist. Et neid kogemusi ma tahan uskuda, et on iga inimese elus. Kui võtta niuke riigi seisukoht, kõrgem vaade kogukondade teemale, et siis miks meil on ühiskonnana neid kogukondi vaja? Isegi kui mõni inimene mõtleb, et mulle siin meeldib üksinda ja et ma olen väga õnnelik niimoodi, või ütleme, paljud isegi mõtleks, aga miks ühiskonna või riigi vaatest kogukonnad, mis rolli nad mängivad? Jaa. Ma arvan, et riigile peaks korda minema, kuidas kogukondadel läheb ja kuidas kogukonnad arenevad. Ja seal on mitmeid põhjuseid, et kõigepealt erinevad kogukonna arenduse valdkonna uuringud toovad välja, et kogukondadesse kuulumine tugevdab vaimset tervist,
et me reaalselt inimestena vajame teisi inimesi ja häid suhteid nendega. Ja miks, et selleks, et stressirohketel perioodidel või väga keerulistes olukordades paremini hakkama saada. Et see tõesti toetab meie vaimset tervist. Nii et kui riik toetab kogukondi nende toimetamistes, siis tegelikult ta toetab selle kaudu ka inimesi, see on ühelt poolt. Teiselt poolt on leitud ka täiesti füüsilise tervisega seoseid. Krooniliste haiguste puhul näiteks ja südame-veresoonkonna haiguste puhul ja see sama teema, et kui sa kuulud suhetesse ja ongi kas või keerulised ajad või mured ja sul on ümber inimesed ja sul on turvaline võrgustik seal naabruskonnas näiteks või huvipõhises kogukonnas, sa saad suhteliselt kiiresti ära rääkida oma mured, on kuulajaid, on kaasamõtlejaid ja siis vererõhk läheb alla ja rahuneb kohe ja see stressi kogune kehasse. Et tervise mõttes on see suur väärtus. Aga teiselt poolt, miks riik vajab, mõtleme turvalisuse koha pealt ka. Kui naabruskonnas inimesed märkavad, et kes seal liigub või mida teeb või kas on inimesi... Kas ikka on normaalsed inimesed? Et kas on selle piirkonna inimesed või on võõrad liiguvad. Ja kui nad panevad tähele ja jagavad seda infot naabrite vahel, siis see tõstab ju naabruskonna turvalisust. Et tegelikult on väga palju valdkondi elus, kus kogukonnas inimesed saavad üksteist aidata. Kas või laste kasvatamisel. Küla kasvatab lapsi. Küla kasvatab lapsi, aga tegelikult ütlevad kogukonna arenduse inimesed, et inimene vajab läbi kogu oma elu, nii-öelda seda küla või seda kogukonda enda ümber, ehk siis hulka inimesi, kes ei ole pere ja kes ei ole sugulased, aga kes märkavad ja on olemas ja annavad infot, räägivad kaasa, toetavad, tehakse midagi teavad koos. Vahel sinust rohkem kui sa isegi. Okei, see pool on ka oluline. Ja seda peaks ka võib-olla rääkima, et muidu võib ju jääda mulje, et kogukondade puhul, et see on nii tore ja ainult ilusad suhted ja see pool on kõik, ongi olemas, see tore pool on olemas, aga see teine pool on ka tõepoolest, et me peame teadma, et nii nagu igasuguste muude suhete juurde kuuluvad pinged ja raskused ja arusaamatused ja lõpuks ka konfliktid, et kogukondade juurde kuuluvad ka. Nagu iga suhtega. Nagu iga suhtega, et tegelikult ühelt poolt võiks normaliseerida seda, et raskused suhetes kuuluvad kogukondade juurde. Aga nüüd, et kogukonna inimesed peaksid nagu märkama seda, et nad ei tee kogukonda kellegi jaoks vanglaks. Selles mõttes, et sa tunned, et sa oled survestatud ja sa pead teatud viisil toimetama ja siis tegema neid asju, mida teised ütlevad. Et kogukond on terve siis, kui inimene on vaba ja ta saab tegelikult ise otsustada ikkagi. Ma olen väga õige. Minu jaoks elus oli üks väga suur taipamise hetk, kus ma märkasin, et mul on kõik, ma ei tea, hästi, et pere on tore ja sõbrad on väga toredad ja on palju asju, millega ma tegelen, mis on väga toredad, aga mingisugune mingi kurbus või mingi tühjus kuskil oli. Ja siis ma märkasin, et see oligi mingisugune siuke kogukonna puudumine või kogukonna, et ma ei tundnud, et ma oleks mingisuguse olulise või erilise enda jaoks siis olulise kogukonna osaks. Ja kui ma selle ära lahendasin, siis oli väga hästi kõik. Ja ma isegi enda jaoks defineerisin selle niimoodi, et ma arvan, et kogukond on tõesti meie kõigi jaoks lausa nagu baasvajaduste osa üks. Ja me väga ei räägi sellest, et hästi palju on ühiskonnas üksildust ja siis inimesed räägivad, et mul ei ole sõpru. Aga ma ei tea, ongi, et need sõbrad on ikkagi natuke midagi muud kui see kogukond. Ja. See on hästi tähtis. Hästi nõus, mul tuli nii mitmeid seoseid, et tõesti, et kui mõelda, et mis on see ülemaailmne teema, mis on kogukondadega seotud ja mis tõesti justkui meid kõiki inimeste ühendab, et siis see ongi üksildus praegu. Et üks suur arutelu teema kogukondade arenduses on, et me tõesti vajamegi kogukondi maailma erinevates paikades hetkel sellepärast, et oleks vähem üksildust. Ja siuke füüsiline mingisugune kogukond. Ja füüsiline, aga ka see sama, mida sa nimetasid, et emotsionaalne, vaimne, et ma ei tunne ennast inimesena üksi
või et siis, kui ma märkan, et ma tunnen, et ma olen hetkel üksi, see võib juhtuda meie kõigi elus, et tulevad mingisugused muutused ja kolid teise kohta või mis iganes muutuseks. Või mõni hobi lõpeb ära ja siis tunned tühimikku. Et siis me mõtleksime selle peale, et tegelikult ma vajan inimesi, ma vajan need minu inimesi, need minu mõttekaaslaseid ja võib minna natukene aega, enne kui need inimesed üles leida, aga tasub teadvustada endale, et ma olen seda ise nagu kogenud ka, et tasub teadvustada, et nüüd mul on vaja minu inimesi, okei, ma hoian silmad-kõrvad lahti, kus ma need leian ja kellega ma võiks ühineda, kui juba on olemas mingi väike võrgustik või kogukond hakkab tekkima, et siis. Ja puht praktiliselt võib-olla välja tuua, et kogukonnaga on lihtsalt nii paljusid asju lihtsam teha, mitte ainult laste kasvatamine, ise kogesin ka, et ehitad maja, et siis igasugused veidrused või asjad, mis juhtuvad ja niivõrd palju abiks, kui keegi su kogukonnast, teab mingit ehitajat, teab kedagi soovitada, keegi tuleb appi ja kõik su probleemid lahendatakse ära, et lihtsalt puht praktiliselt minust on nii palju asju lihtsam ära teha kogukonnas ja need inimesed ei pruugi su sõbrad olla, eks see ongi nagu teine, et te olete üksteisele kasulikud seal piirkonnas. Ja. See, mis sa praegu ütlesid, et üksteisele kasulikud, et see on üks oluline kogukondade arenduse teema, et vastastikkus, et heas kogukonnas ja sellises toimivas, elavas, dünaamilises kogukonnas on suhted vastastikused. See tähendab, et igaüks on andja ja ta on ka saaja. Ja meil kõigil on midagi anda. Meil võib tunduda, et ma ei oska midagi või mida ma siis nagu teha saan. Aga meil on teadmised igal ühel. Meil on oskused. Ja kui muud pähe ei tule, siis naerata on ju, eks. Või märka inimest ja räägi juttu. See on ka juba suur asi. Just. Ja. Aga mul on selline mulje jäänud, et Eesti ühiskonnas ikkagi on ka mingi trauma siin peidus seotud või seoses kogukondadega. Ma ei tea, leidub ka palju sellist väga individualismi ma märkan, et ma tahangi üksi olla ja ma olen kuulnud ütlust, et hea naaber on see, kes ütleb ainult tere. Et kes nagu ajab omi asju ei suhtle ja vahel ütleb tere. Mis on Eesti ajaloos sellist, mis mõjutab meie kogukondade käekäiku või inimeste mõtlemist sellest? Neid kindlasti on palju, ma peatun kahel. Üks nendest on siis suhteliselt hiljutine minevik ja teine on siis võib-olla põlvkondi tagasi. Ma alustan sellest hiljutisest, et tõesti me oleme ju tulnud ühiskonna muutuse taustal nagu sellest protsessist läbi, et me oleme pidanud nagu ise hakkama saama ja riik on, eks ju, pidanud arenema ja see on tähendanud seda, et me oleme olnud individualistid. Nüüd see võiks öelda, et viimane 30 aastat. Võib-olla need viimased aastad on palju muutusi juba toimunud, viimased 5 aastat, 10 aastat, aga ikkagi 20 aastat tagasi tuli ikkagi suhteliselt palju tähelepanu pöörata ise hakkama saamisele ja et pere saaks hakkama. Ja see oli nagu vajadus, ma saan sellest hästi aru ka. Ja sel perioodil ei olnud inimestel täitsa objektiivsetel põhjustel jaksu mõelda teiste peale või siis peale pikka tööpäeva koos toimetama veel hakata kogukondlikult. Ma ei taha öelda, et see oleks ära kadunud, see oli olemas, aga tähelepanu oli endal. Ja rikkaks saamisel, nagu me teame, ja kõik muud sellised asjad. Aga nüüd ma tajun küll, et me oleme piisavalt küpsed juba, et osa energiat panna siis kogukondadesse ja sellesse ühistegevusse, see, mida sa rääkisid, täita seda tühimikku, tegelikult koos me suudame nii palju ja me suudame nagu mõelda välja nii toredaid lahendusi, mille peale üksinda ei tule. Et see on nagu oluline. Ma kuulsin just sellist traumasõna, et ühistegevus, et kommunist oled või? ja see ka. Aga nüüd kui mõelda veelgi kaugemale tulevikku või minevikku tagasi, et siis ja annaks jumal, et see ei oleks meie tulevik, eks. Ja see tuleviku sõna lipsas ja sisse. Et
et me tuleme ikkagi külaühiskonnast, et kui me mõtleme üks 100 aastat tagasi, et kus inimesed siis elasid, kus meie esivanemad siis elasid, suuresti maal ja suuresti külades. Või siis ka linnad olid väiksemad, ikkagi inimesed elasid suhteliselt püsivalt ühes piirkonnas. Mida see tähendas, on see, et inimene ei saanud ju valida, et millisesse suhete konteksti ta sündis. See oli see perelugu juba taga. Ja kui see perelugu oli see, et keegi oli midagi teinud peres kogukonna silmis nagu halvasti või valesti või mitte arvestades tolle hetke norme, siis kogu see taak tuli siis nagu kaasa ja see võis tähendada seda, et pere või siis see üksik inimene ka ei olnud soosingus külaühiskonnas. Et oli tegelikult päris ebameeldiv kogemus, et ei olnud seda vabadust. Ei olnud, küla võis olla vangla ja kuni sinnamaani välja, et tegelikult et küla võis ju otsustada ka või siis mingi kogukond võis otsustada, et see inimene siia ei sobi ja me tõukame ta välja. Sa pead kuskile mujale elama minema, et me ei suuda sind aktsepteerida. Ja sellel inimesel, kes siis ei olnud aktsepteeritud, oli ikkagi väga raske valik, et mis ma teen. Et kuidas ma siin nüüd ellu jään või siis ma tõesti lahkun, et see ei olnud kerge ja neid lugusid ja neid kogemusi ei unustatud. Need olid ka põlvkondi kaasas. Et praegu me oleme palju mobiilsemad ja see on nagu hea külg kogukondade puhul. Et inimesed saavad valida oma elukohta ja liikudagi teise kohta, kus neile meeldib rohkem elada. Et see on nagu see hea külg. Ja siis mis ma tahan öelda, et nendest mineviku kogemustest me võiksime võtta kaasa selle, et kogukondlikud suhtled ei ole nii tugevad, et nad hakkavad meid piirama. Et pigem nad võiksid olla terved, piisavalt kerged, et keegi ei tunne ennast survestatuna kogukonnas. Ma tahaks ikka korra veel adresseerida seda okupatsiooni minevikku, et ma kuidagi olen kokku puutunud, et ongi, et teeme koos ja kogukond ja ka me siin ühiselt ette võtma, et juba sellel on, et kuigi ta sisuliselt võib-olla ei ole mitte kuidagi nagu sarnane sellele nagu tragöödiale minevikust, siis ikkagi ka seal on mingi probleem on seal, ma märkan. Ja, et meenutatakse seda ühist tegevust ja siis sellel on selline hästi negatiivne mekk on küljes. Ja. Et oli sunnitud, tegelikult siis oli ju peale sunnitud ja tegelikult ei olnud absoluutselt mingit vabadust ja Et seal oli see lõksus olemise tunne, see on ka üks mõiste, mida kasutatakse kirjanduses, et kogukonnas lõksus olemise tunne, et sul pole valikuvabadust, et sa pead tegema nii, nagu teised teevad ja teistega koos tegema. Et ma arvan, see on see, mille vastu inimesed on ja õigusega. Et me peamegi olema kriitilised. Et see on hästi loomulik ja tegelikult lootus on, et praegu saaks paremini teha. Saab, jah, aga siin on tõesti vaja tarkust inimesel endal, et kui palju mulle on konkreetsel ajaperioodil sobiv panustada ja sobiv kuuluda ja suhteid luua ja kui palju ma tegelikult tahan hoopiski tagasi tõmbuda ja privaatsust hetkel. Ja kogukonna poolt ka see tarkus, et lubada inimestel valida see määr, kui palju nad panustavad või kui lähedal nad suhetes on. Et seal võiks olla sellist õhku, ruumi ja liikumist. Ja. Endal oli siuke soe kogemus, et ma arvan, viimased pool aastat on mul olnud väga kiire ja ma olen enda kogukonnas kodus olnud ka nii-öelda vähem aktiivne ja ma olen, ma ei tea, 6 inimesele vähemalt eraldi, nad on tulnud küsima, kas sul on kõik hästi ja et kus sa oled olnud ja mis on sellest hästi tore, et ma võtangi seda pigem märgina, et ma olen nii-öelda kogukonna osa, et inimesed märkavad minu puudumist. Aga õnneks on väga suhtumine olnud hästi mõistev ja toetav, nii et ma arvan, et seda vabadust on ikkagi väga palju. Kas kogukondadel on ka mingisugune oma siuke, ma ei tea, arenguetapid või kuidas kogukonnad arenevad? Ja tõepoolest on selline dünaamika, et ei ole niimoodi, inimesed tulevad kokku ja siis kogu aeg on ühtemoodi. Kõik on nagu naerul ja kogu aeg on ühtemoodi, eks. Et nii ei ole tõesti, et kõige rohkem seoseid on grupi dünaamikatega,
aga on ka kogukonna arenduse ajaloos teadlasi, kes on pööranud tähelepanu siis ja püüdnud ära tabada, et mis dünaamikad need on, mis kogukondades toimuvad siis ja juhtuvad. Ja see algus, mis on väga ilus aeg ja kus inimesed siis saavad kokku ja mõtlevad, et meil on nii tore koos olla ja nüüd me teeme ära ja me teeme oma elu siin elamisväärseks ja me muudame nii palju asju. Muudame maailma koos. Seda elevust. Et see on nagu selline armumise aeg mõnes mõttes. Et selle kohta kasutatakse mõistet pseudokogukond. Et tegelikult see ei ole veel nagu päris kogukond. Sellepärast, et need inimesed, kes niimoodi õhinaga kokku tulevad, nad ei ole koos toimetanud, nad ei tea ju üksteist tegelikult, nad võivad ennast teada, aga see küsimus on ka, kui palju me ennastki teame, eks. Aga täpselt need inimesed sellel viisil, selles aja hetkes pole varem koos olnud. Neil pole õrna aimu ka sellel hetkel ja mitte kellelgi ei ole, kuidas suhted kujunema hakkavad ja mis juhtuma hakkab. Aga seda alguse elevust on jälle nagu vaja. See annab nii palju indu. Energiat ka. Energiat ja siis juhtuvad asjad nii kiiresti. Aga et kogukonna arendajana kui ma olen selles etapis kellegiga kaasas, mõne kogukonnaga kaasas, siis ma naudin seda, aga hoian kogu aeg kuklas ka seda mõtet, et me liigume konflikti, see tuleb. Et kogukond ikkagi liigub tõesti konflikti ja liigub selles etappi, kus inimesed hakkavad positsioneerima ennast, mõtlema, mida nad tegelikult tahavad, mis neile meeldib, mis ei meeldi ja see viib pingeteni. Ja seal on ka neid hetki, kus sest väga palju muutusi tegelikult. Muutusi ja ei suuda ka kõiki neid ideid ära kuulata ja siis kellelgi on ikka tunne, et minu ideed ei kuulatud. Et konflikt on, see ei pruugi olla alati nii tugev või kohe nähtav sõda. Et see võib olla ka selline peen, aga ikkagi pinged on ja arusaamatused on. Et tasub need märgid ära märgata siis inimeste käitumises, pöörata nendele tähelepanu ja siis suhelda ja kuulata. Nii et selles konflikti etapis kogukond saab tasapisi sealt edasi liikuda. Ja peale konflikti etappi kogukond, kasutatakse mitmeid mõisteid, et kas siis on nagu eraldumine või siis ongi nagu kogukonna surm, lausa tundub, et me läksime laiali, midagi ei tulnud välja. Aga see on nagu see hetk tegelikult, kus inimesed paranevad, taastuvad, sest see on võtnud nii palju emotsionaalset energiat. Ja kui sellest läbi minnakse, siis tuleb päris kogukond. Ja see on see aeg, kus suudetakse tolereerida üksteise erisusi, puudusi, tuleb paremini esine, kes milles hea on, mida temalt oodata ja milles aktsepteerida, et okei, seda ta ei tee, sellega ta kaasa ei tule. Et suhted lähevad päris suheteks, tolerantsust on rohkem, rahulikum on kõik. Ja siis see selline koostoimetamine käib, nii kaua kui tuleb uusi inimesi jälle, siis mõnes mõttes algab otsast peale kõik. Hakkab otsast peale. See on nagu spiraalina käimine. Aga kaua see protsess, ma ei tea, aastates või kuudes, kaua see aega võtab või see on mingi 10-20 aastat, kuidas see käib? See võib, see on väga erinev, jah. Aga mida ma saan öelda, kui ma olen nagu aastaid jälginud, et siis 3-4 kuud, pool aastat, ikkagi kui nagu tihedalt toimetatakse, siis jõutakse juba sinna pingeteni. Konflikti suht kiiresti. Ja. Et see ikkagi tuleb välja. Aga see sõltub sellest, et kui tihedalt omavahel kokku puututakse. Kas võib ka nii olla, et kogukond ongi lihtsalt kogu aeg on ainult pseudokogukond? Tulevad uued inimesed, hooga hurraa, ja siis lähevad jälle ära ja tulevad jälle uued inimesed, hurraa ja settimist ei toimugi äkki? See võib kesta päris kaua, see pseudokogukonnas olemine, aga seal on need võib-olla millega tuleb arvestada, et kui keegi hakkab nagu seda konflikti alla suruma või nagu, et meie oleme nii toredad ja meie nüüd siin üldse ei tülitse ju. Me oleme nii toredad inimesed, et keegi niimoodi sellega hoiab kinni, siis pealt näha see tore kogukond ja see pseudokogukond veel kestab, aga tegelikult alt hakkab ikkagi ja väikestes võrgustikes ikkagi hakkavad pinged ja rahulolematused tulema. Selle oht on see, et ühel hetkel see plahvatab lihtsalt sealt, see on nagu selline konflikt on tugevam ikkagi lõpuks. Nagu magma seal maa all ja siis ta plahvatab ja siis ei suuda seda kontrollida keegi. Et targem on tegeleda kohe, kui on esimesed märgid.
hakata kuulama inimesi, et mis siis on, millega ei saa rahul olla, mis ei meeldi. Kas sa sellega oled ka kokku puutunud, et noh, ma arvan kindlasti mingite inimeste jaoks see kogukonnas osalemine ongi mingitest töötu või siuke koorem, et see on päris haavatav tegelikult, et sa lood nii palju siukest võrgustikku ja ma mõtlen, et seal on ka mingi siuke pikaajaline risk lausa, et ma peangi võib-olla nende inimestega siin terve elu koos elama, et kui ma teen ühe vea, äkki mul ei andestatagi, mul on mingi siit küljes on ju igaveseks, et kui palju on seda, et inimene ei soovigi kogukonnast osa võtta, see risk on lihtsalt nii suur või et mida on vaja selleks, et sellest nagu hirmust üle saada? Ma arvan, et see tark hirm on isegi hea, et ei maksa pea ees ju hüpata sinna kogukonda ja siis nagu tohutult panustama hakata, sest see ressurss võib otsa saada. Et see on see, et nemad on ju nii pikalt, nad on juba oma tülid ära pidanud, neil on kõik settinud ja nüüd sa tuled sinna on ju, võib-olla astud sinna sekka, hakkad jälle vaata segadust tekitama, et selle ees on ju mõistlik siis ollagi siuke ettevaatlik võib-olla esimese mõttena. jah, et õppida tundma, sest et ja nagu sa mainisid, et kui keegi tuleb juurde või noh, meie ise näiteks läheme kuhugi kogukonda juurde, et me juba muudame seda olemasolevat struktuuri. Ja siis on variant, et see kogukond läheb kiiresti konflikti või siis liituda targalt, et kuulata ära, mida inimesed on juba teinud, mida nad on juba läbi elanud, mida on juba proovitud. Ja, et selles mõttes tõesti kogukondade puhul tasub nagu seda pikka perspektiivi mõelda, et see ei ole nagu väike projekt, et aasta aega teeme maksimaalselt ja siis paneme hästi palju energiat ja siis see lõpeb ära ja siis ma võin minna, et kogukonnad ikkagi peaks seda pikka perspektiivi vaatama, et me toimetame, see peaks toetama meie elu, see peaks isiklikku arengut toetama, turvalisust, eks ju, kõiki neid aspekte, mis me enne nimetasime, et kogukondade arenemine võiks toimuda usalduse kiirusel, nagu Cormac Russell ütleb. Ja usaldus tegelikult kujuneb väga aeglaselt. Kas sa oskad mõnda näidet tuua mingitest konkreetsetest tegevustest või tööriistadest, et kuidas neid konflikte siis lahendada või kuidas uue kogukonnaga liituda, et mõned sellised head näited mingitest protsessidest või tavadest, et ma olen kuulnud ka, mis sa varem meie ühes vestluses ütlesid, et kogukonna arendamine ja kogukonna eestvedamine on 2 eri asja. Ja. Okei, räägime sellest. Kogukondade arendamine on tõepoolest nagu eraldi valdkond. Ja seda ma tuginen nüüd Saara Banksile, kes räägib sellest, et ühelt poolt saab vaadata, et see on kui professioon, kui see on ka kui teadusvaldkond, kus tehaksegi uuringuid ja see on ka lähenemine, kogukondade arendamine kui lähenemine, et sealt tulevad teatud tööriistad ja siis ka põhimõtted, et kuidas kogukondadesse üldse suhtuda ja mida kogukonna arenemiseks teha või mitte teha, et selles mõttes ta on omaette valdkond, kus on hulga teadmisi. Kui me räägime nüüd eestvedajast, siis eestvedaja võib ju kogukonnast seest välja kasvada või ta on lihtsalt karismaatiline, aktiivne, toimekas, igas mõttes äge inimene, aga tal ei pruugi olla üldse kokkupuudet kogukondade arendamise valdkonnaga, ta lihtsalt nagu intuitiivselt tunneb, et toimetame, teeme ära ja tal on loomulik anne ka võib-olla inimesi kokku tuua, ühendada neid, mis on kõik väga head omadused. Aga enamasti jah, siis on see toimetamine selline tavatarkusega parima arusaamise järgi. Ei pruugi olla need kogukonna arendamise valdkonna tööriistu kohe võtta. Nii et jah, peaks tegema vahet eestvedajal ja siis kogukonna arendamise valdkonna siis inimestel või sellel teadmisel, mis tuleb valdkonnast. Ja nüüd korraks puututada seda, et valdkonnas on väga palju teadmisi, aga et mis on see praeguse aja suuri suundi on see, et kogukonnad ise enesest on piisavad, sest kogukondade inimesed, kes siis kogukonda kuuluvad, on kõik oskustega, annetega, kogemustega, toimekad. Et mis tähendab seda, et kogukondade suhtes ei tohiks olla sellist patroneerivat hoiakut, et keegi läheb kogukonda aitama kõrvalt,
vaid kogukonna arendamise tööriistad pigem aitavad need anded, mis inimestes on, need ressursid, mis selles paigas on, kas looduskeskkonnas või siis inimeste loodud ja kujundatud keskkonnas välja tuua. Või siis kogu selle vastastikkususe, mis puudutab ka tegelikult majandust ja üksteise abistamist. Et kogukonnas on palju sellist rahata majandamist, üksteise abistamist, vahetamist, laenutamist, talguid, igasugused muid ühistegevusi. Ja tegelikult see on rahaliselt mõõdeta tegelikult. Ma kujutan praegu ette, et paljud võib-olla linnainimesed praegu küsivad, et mis asja või nagu, kus siuksed asjad või asjad juhtuvad. Aga mul on see kogemus mitmetest kogukondadest linnas ja maal, et seda ongi see rahata majandamist, seda on kordades ja kordades rohkem maapiirkondades. Et kui sa oled terve elu linnas elanud, siis sa võib-olla ei olegi kunagi seda kogenud. Nüüd ma ütlen, et see eksisteerib ka Eestis, neile, kes ei tea, aga lihtsalt, et välja tuua, et see on päriselt asi ja see päriselt on olemas. Aga ma mõtlen, et kui linna inimesed hakkavad mõtlema, siis nad tunnevad ka ära, et kui keegi käib kuskil huviringis või mingis huvitegevuses või ma ei tea, laulukooris, rahvatantsus ja keegi teine käib seal ka ja näiteks üks tuleb jalgsi, teine tuleb autoga ja see, kes autoga tuleb, pärast trenni küsib, et kuule, et kus kandis sa elad, et ma viin su koju. Just. See on see sama asi. See on kogukondlikkus. Et sa märkad kedagi, kellega sa võib-olla muidu kokku ei puutu, aga selles aitad, kas ja annad nõu, tulevad mingid olukorrad, sul on ja keegi on seal laulukooris, kes oskab sulle nõu anda. Ma arvan, et need on inimestele tuttavad kogemused tegelikult. Aga ainult maal on mul see olnud, et inimesed toovad sulle süüa ja mingi, tulevad sulle ehitama ja siuksed asju mul rohkem olnud praegu väikses piirkonnas, kus tegelikult võib-olla neid teenuseid, et meil ei käi seda Wolti, me ei saa tellida toitu, et meil on nagu kõik on kuidagi lihtsam ja siis peabki rohkem ise asju tegema. Ja siis seetõttu on ka seda vahetust natuke rohkem, sest kõik peavad midagi ise tegema. Ja see on oluline. Ja see on ka see üks põhjus, kui me rääkisime riigist enne ja sellest pikast vaatest, et see on üks põhjus, miks me vajame kogukondi, et väga palju sellist vastastikust lihtsat abistamist, keegi tuleb kellelgi keerab lambi virni eakal inimesel näiteks, kui ta ise ei saa sinna lae alla ronida, et need toimuksid kogukonnas vastastikku ja suhteliselt kiiresti ära, sest kujutage ette, kui iga liigutus on teenus ja iga asja peale sa pead kellegi välja kutsuma ja siis on see selline külm, asjalik, kiire ja sa ei tea, mis kvaliteeti sa sealt saad alati. Et niimoodi maailm muutuks minu jaoks küll paigaks, kus ei ole tore olla. Sest tegelikult, kui vastastikku naabrid või kuskil piirkonnas keegi ka aitab kedagi või tuleb ka siis sama huvipõhise kogukonna liige appi, seal on alati juures emotsioonid, seal on usaldus ja see on vajalik. Me vajame inimesi, kes meid aitavad, kui on rasked ajad ja me peaksime märkama ise neid inimesi, kes abi vajavad ja siis minema toeks. Ja loomulikult see minu võrdlusnäide oli puhtalt baseerub minu enda kogemusel, et kas linnasi või maapiirkondisi kuidagi eristada, aga mul on lihtsalt mulje jäänud, et linnas on natuke lihtsam jääda anonüümseks ja nii palju sellised ka tasulisi teenuseid, mille abil sa saad tegelikult kõik oma probleemid ära lahendada, et omal kogemusel võin küll öelda, et lihtsalt linnas on praegu natuke raskem seda käivitada ja ma hea meelega kuulan kõiki häid näiteid veel igast piirkondadest ja ettevõtmistest linnadest, et annab kindlasti usku juurde. Et need on olemas, aga nüüd äkki rääkides veel mõnest konkreetsest tööriistatest, mis see kogukonna arendaja siis teeb, et üks tööriist näiteks, millega ma ise olen kokku puutunud, on see avatud dialoogi meetod näiteks, et mida üks kogukonna arendaja siis, ma ei tea, mis on see mõni tööriist, mida saaks õpetada või kasutada? Ja avatud dialoog tõesti, et on nii meetod, kui ka siis see lähenemisviis ja kasutatakse või tuleb appi mureolukordades. Muidugi see tõesti tahabki väljaõpet, see tahab päris pikka ja põhjalikku treeningut, nende oskuste kasutamine. Õnneks Tartu Ülikool ka kasvatab meile kogukonna arendajaid juurde. Ja, aga meil otseselt veel avatud dialoogi sees ei ole õppekavas. Siit ja sealt ma natuke tutvustan magistrantidele, aga vaatame, kuidas sellega
liikuvus on. Aga jaa, et siis mureolukordades ja milles essents seisneb, on see, et inimesed tulevad kokku, kui neil on mure. Ja avatud dialoogi läbiviijad loovad ruumi niimoodi, see on sellise sotsiaalse ruumi või suhete ruumi siis niimoodi, et igaüks tõepoolest saab ehedal viisil rääkida kõigest sellest, mida ta oma sisedialoogis on endale öelnud juba selle mureolukorra kohta, aga mis võib olla seal sees võivad olla nagu vastandlikud arvamused isegi ja siis kuidas sa nagu ütled neid vastandlikke arvamusi tavaliselt teistele. Aga dialoogis me loome selle ruumi, et sa saad kõik öelda, mis sul sellega seoses on. Vaatad asju ühelt poolt, ütled need mõtted ja siis mõtled, et aga kui ma vaatan teiselt poolt, siis ma mõtlen nii, et sa ei pea selle ära otsustama, kuidas sa nagu mõtled või kuidas sa suhtud või kuidas sa tunned. Kõigest võib rääkida. Ja mis siis nende rääkimiste ja kuulamiste protsessis juhtub, läbiviijad, kellel on siis treening ja kogemus taga, peegeldavad kuuldut. Nad ei pane ise juurde, aga nad toovad need inimeste sõnad ja mõtted nagu siis korra veel ruumi ja nad hakkavad üksteise kõrval siis nii-öelda vastastikku kõnetama, et tekib ruumis see dialoog. Ja see suund sellisel suhtlusel on sellel, et inimesed hakkavad oma enda ressursse kokku panema ise. Ja siis selle kuulamise ja rääkimise kaudu ühel hetkel tekib see dialoogi moment ja seda me nimetame nagu selleks momendiks, kui inimene taipab ja inimesed taipavad ruumis, mida mina teha saan selle olukorra heaks. Ehk siis keegi ei ütle sulle. Aga olles ja mõeldes kaasa tekib tõesti huvitavalt kombel arusaamine, et mida ma teha saan. Ja inimesed hakkavad selle välja ütlema. Ja see on huvitav, et see tuleb isegi kehalisena või vaike teadmisena ennem sellesse ruumi, kui hakatakse välja ütlema. Et see huvitav inimeste vaheline dialoogi moment viib sinna hetke, et ma nüüd saan aru. Ja mina saan teha seda või seda või seda. Kas see ongi siis nii, et ma arvan, et see on klassikaline olukord, kus paremad suhtlemisoskused aitavad meil igasuguseid olukordi või konflikte lahendada, et on lihtsalt erinevad meetodid, mis aitavad meil saada nendeks paremateks suhtlejateks, et luua nii endale kui teistele siuke turvaline ruum, et üldse öelda välja oma mõtted ja nagu julgeda või et sul on ressurssi, et ka päriselt kuulata. Jaa, aga seal ongi tõesti see asi, et inimene kui ta ka tuleb niimoodi, kui on see võrgustiku kohtumine või siis kogukonna kohtumine, et ta ei ole enne valmis kuulama, kui teda ei ole kuulatud. Ja nüüd ongi see, et mida keerulisem see olukord on, seda rohkem peaks olema neid dialoogi valdavaid läbiviijaid. Miinimum on 2, alla selle üldse ei saa. Et nemad on treenitud selleks, et sa kuuladki. Ja lõpuks me jõuame sellesse olemise viisi, et inimesed räägivad nii, et seda on võimalik kuulata ja kuulavad nii, et see kutsub rääkima. Aga tavalistes vestlustes või pingelistes vestluses juhtub ju sama. Või vastupidine tegelikult, et need emotsioonid tõusevad, ma ei ole valmis kuulama, sest mul on tunne, et teised ei kuula mind. Et selles mõttes on äraspidine ruumiloome. Hästi, see kõlab nii müstiliselt, kui keegi on väga siuke ratsionaalne, et mis asja te teete, aga tegelikult olles ise kogenud seda ruumi, siis näiteks avatud dialoogi ruumi, siis see lihtsalt on teissugune ja kui sa oled seal, siis kas sa rakendad mingid meetodid või siuksed abistavad tööriistu, et paremini suuta suhelda inimestega, keda võib-olla sa ei usaldagi 100%, eks ju, versus see ruum, kus seda nagu hoidjat või siukest ruumiloojat ei ole, siis see viib erineva tulemuseni päriselt. Seda on väga äge kogeda, et tõesti, et inimsuhted on väga keerulised, aga et päriselt on võimalik midagi ära teha, see ei ole raketiteadus ja on väga keerulistest olukordadest võimalik läbi tulla ja mõistmisele jõuda, isegi kui sinu suhtumine oli ennem, et see inimene on mingi imelik, ta mulle ei meeldi ja ma ei taha isegi kuulda, mis ta arvab. Ja.
Mitmetes episoodides siin podcastis me oleme rääkinud ka või puudutanud sükest kliimakriisi ja sükest looduskaitse teemasid. Ja millegipärast on nii, et kõik hipid lähevad kogukonda elama. Et kas nii on kuidagi ökoloogilisem või miks selline seos? Ja, või siis miks ökokogukonnad näiteks, jah. Ja, et ökokogukondi võiks võtta kui laboreid. Nii nad ise ennast ka defineerivad. Ja ehk siis neile läheb korda, et kuidas läheb kliimaga ja mis maailmas saab ja kuidas üldse elava loodusega lood on ja kuidas meil liikidega tulevikus lood on. Ja kui see äratundmine on inimestel tulnud ja nad otsustavad, et nad tahavad teistmoodi, et seda võiks tervitada. Aga tulebki neid näha kui laboreid, see ei sobi kõigile ja tegelikult kui vaadata ökokogukondi, siis on selliseid ökokogukondi, mida ei luua nii-öelda spetsiaalselt, vaid nad on traditsioonilised kogukonnad, ja need talud ja kõik majad ja kõik on seal põlvkondi olnud, aga inimesed lihtsalt otsustavad, et me pöörame nüüd rohkem tähelepanu meie ökoloogilisele jalajäljele ja sellele, mida me teeme või sööme või kuidas me suhtleme või millised meie väärtused on või mismoodi me majandame või millist majandamist me toetame, et nad teevad need otsused ja siis üks piirkond muutubki nii-öelda justkui nagu ökokogukonnaks. See öko on, et enne oli kogukond, nüüd on lihtsalt ökokogukond. Et tähelepanu läheb sinna. Aga siis on need teised, kus inimesed otsustavad et teeme uue küla üldse. Uue küla, teistmoodi. Ei ole varem koos elanud lähestikku üldse ja nüüd hakkame koos elama, et mõlemad on. Ja mõlemaid tuleks näha kui laboreid, sellepärast, et nad otsivad teistsugust olemise viisi, töötamise viisi, elamise viisi ja ka suhteid. Ja sealt on tulnud häid näiteid või selliseid järgimist väärivaid ideid peavoolu. Ja selles seisneb nende väärtus. Ja paljud ökokogukonnad on ka nii palju avatud, et inimesed, kes soovivad mingiks perioodiks minna ökokülasse, muuta oma elustiili, saada korraks selle kogemuse, et nad saavad olla ja elada mõnda aega ökokogukonnas ja minna siis tagasi oma sellisesse kirjusse kogukonda tagasi ja elada siis ühiskonna liikmena, aga nad kindlasti toovad mingi muutuse kaasa juba sinna oma elupaika, kus nad siis tagasi pöörduvad. Nii et ökokogukondadest on tulnud palju järgimist väärivaid näiteid. Kui sa küsiks nüüd, mis, siis mul tuleb kohe meelde näiteks üks Kanada kogukond, mida on uuritud ja kus on just nimelt kogukondlike suhetega toimetamisse tulnud ideid. Sest nende mul ei tule praegu hetkel see nimi meelde, aga ma arvan, et kuulajad, vaatajad leiavad üles, kui guugeldavad, et nemad tabasid ühel hetkel oma kogemuse pealt ära, et kui keeruline ikkagi konfliktis olla. Ja ei tahetud laiali minna. Ja siis mõeldi selle peale, et mismoodi me siis nagu probleeme lahendame ja mismoodi me suhtleme, et kõik suhtlusvormid säiliksid. Ja näiteks siis nad mõtlesid välja, et millal on neil need probleemist rääkimise nädalapäevad ja tunnid ja mis õhtul nad seda teevad, mis hetkel on koolitused, sisekoolitused, mis hetkel neil on peod, et neil nagu kõik need asjad on, aga need ei lähe sassi. Ei hakka peol lahendama probleeme. Meil on tülitsemiseks oma aeg. Just, räägime need asjad ühel kindlal ajal. Jah. Kui nüüd, ma ei tea, inimene kuulab seda episoodi ja mõtleb, et issand, et kogukonnad on nii olulised ja nii vajalikud ja tahaks ka ise kogukonda kuuluda või tahaks kogukondade asja kuidagi käima panna. Mida saaks üks tavaline ühiskonnaliige, kes ei ole kogukondade arendaja otseselt või erilise väljaõppega, et mis on need lihtsad asjad, mida, need ei pea lihtsad otseselt olema, aga mis on need soovitused, kuidas siis neid kogukondi toetada? Või enda kogukonda toetada. Ja, või ise kogukondlikuks muutuda. Just. Peaks mõtlema niimoodi, et väikesed asjad on suured kogukonna suunal. Ehk siis väga lihtsad asjad
kellegi märkamine, kui on sobiv moment ajada juttu. No ma jälle ei taha nimetada ainult naabruskonnas, sest see võib olla kuskil mujal, eks, see võib olla hoopis seal huvitegevuses või on mingi maailmavaateline kogukond, eks käib koos või et teha juttu, märgata. Ma mäletan, ma mingil hetkel hoidsin isegi sellist lihtsalt mõtet, et see nii-öelda minu kodupood või seal kõige lähem toidupood, et ma siis nagu märkan neid müüjaid, noh nüüd on rohkem pulti ja nagu lähed mööda sealt. Müüjad pole enam. Aga ma ühel hetkel võtsin selle, et okei, ma nüüd naeratan ja vaatan, kas ma saan midagi öelda nagu positiivset tagasi. Et noh, et seda kogu on avatust sellist ja kogukondlikust. Mu elukaaslane tegi, see oli nii armas, oli, et me läksime ka kohalikku toidupoodi, see on suht väike pood ja siis ta ostis komme, tegi paki lahti ja pakkus müüjale ja see müüja oli lihtsalt, ta oli nii meelitatud ja ma oleks selle pealegi tulnud, aga see oli nii armas, et ta tegi seda. Ja, et täiesti nendes lihtsates ühisruumides, kus me toimetame, noh, märgata ja öelda kas või paar lauset. Noh, vaadake, mis juhtub, see on endale polemine paremaks, kui keegi mõtleb, et sa räägid minuga ja noh, sa naeratad mulle. Alguses ta vaatab sind imelikult, on ju. Esimene kord ehmatab, aga järgmine kord ta juba ootab, et et see on see, kes räägib toredat juttu minuga. Ja see on lihtsalt nii tore. Ja siis need hetked muutuvad nagu sellisteks, mida sa ootad ka. Näeks teda jälle ja huvita, kuidas tal läheb ja see, ma ei tea, võib-olla üks soovitus veel, et millega ma olen kokku puutunud, mis minu meelest on täiesti nagu siuke mõistlik põhjus, miks üldse teha juttu, on see, et kui sul kogukonda kolib mingi uus inimene või keegi, keda sa veel ei tea, et sa tegelikult teedki juttu, et aru saada, kuidas te saate üksteisele kasulikud olla. No see ei pea olema vestlus otseselt, et ma nüüd küsin, et mingi, mis sa teed või kuidas ma seda saan ära kasutada, vaid et lihtsalt, et õppida neid inimesi tundma, sest et võib-olla ongi sina oskad midagi, sul on võib-olla mingi amet või eriala, mingi ressurss ja tal on ja tegelikult see on teile mõlemale kasulik, et te teate üksteist, et see julgus võtta, et tegelikult teha juttu või pakkuda abi või küsida abi. Ja. Aga ma mõtlen, et inimesed ei peaks midagi ebamugavat tingimata endale tegema, et ja kui sa rääkisid, ma tundsin ära neid hetki, kus ma olen näinud kas ise või et teised, nad leiavad nagu tõesti teise inimese, kellega need anded ja huvid niimoodi nagu haakuvad, et sealt tuleb mingi wow, teevad mõlemad pöörde ja hakkavad millegiga toimetama. Aga mõnel teisel hetkel näiteks peale selliseid pingelisi või konfliktseid perioode ei tasu ka üle reageerida, tasub lihtsalt siis mõelda, et okei, kogukond areneb usalduse kiirusel, mida mina teha saan, et enda suhtes usaldust kasvatada või siis mõnede inimeste vahel usaldust. Lasta settida mingis mõttes, eks ju? Jah, lasta olla, aga olla nagu ergast, et märkama. Kontaktis mingis mõttes selle olukorraga. Ja mõnes mõttes ja nagu rahulikult kontaktis, et mitte üle. Mitte üle kompenseerida. Ja. Väga tunnetuslik siuke ülesanne ikkagi, et sa pead aru saama, millal olla aktiivsem, millal võib-olla natuke lasta oodata, eks see on, ja see tuleb vigu ette, tuleb konflikte ette ja eksimusi, ma arvan, et see on ka võib-olla oluline teadvustada, et see on hästi okei. Jah, Cormac Russell, kellel ma siin juba korraga viitasin, aga kes tõesti meie jaoks on selline kogukonna arenduse valdkonna eestkõneleja, et tema ütleb seda, et ta viitab oma isale, et kui miski saab läbi kukkuda või nagu halvasti minna, siis see väärib tegemist. Siis ma kuulasin seda esimene kord, mõtlesin, see on nii elutark, sest et ma ei tea, mis sealt edasi juhtuda võib, eks. Et see on hoopis mingi hea asi, et me ühe korra kukume läbi, ei õnnestu ja sealt võib mingi väga uus ja huvitav asi üldse alguse saada. Et see väärib alati proovimist. Ja, et ei maksa karta, et mul ei tule välja ja siis ei hakkagi tegema, et tasub teha. Ja. Mul on ka meie kuulajatele, vaatajatele nüüd üks teadaanne. Nimelt, kui sa oled ise kokku puutunud mõne ühiskondliku probleemiga ja sul juba on või meid kuulates tekkis idee, kuidas seda võiks lahendada ja idee mõnest lahendusest, mille kindlasti peaks Eestis ära tegema, siis tule oma ideega Nula inkubaatorisse. Nula on Eestis ainulaadne ühiskondlikele algatustele mõeldud inkubaator, mille on ellu kutsunud Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo sihtasutusega. Inkubaatoris saad tuge, et arendada oma ideest
toimiv lahendus ja toimiv algatus. Ja lõpuks on sul võimalik Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt saada ka kuni 25 000 eurot stardiraha oma algatuse käivitamiseks. Mine loo lähemalt nula.ee ja pane oma idee teele. Nii, viimane küsimus sulle. Mis on see, mis sa jätaksid meie kuulajatele, vaatajatele siia lõppu kõlama? Ja küsimuse tegelikult ja et millist küsimust seoses kogukonnaga küsida. Et kui intuitiivselt võib tulla nagu see küsimus, et mida ma sellest saan, kui ma kogukonnaga liitun, siis selle asemel tasub küsida, mis sellest muutub, kui mina selle kogukonnaga liitun. Mida see kogukond saab siis ära teha, kui mina nendega liitun? Ja see hoopis muudab seda vaatenurka. Aitäh sulle, aitäh selle mõtte eest, aitäh selle küsimuse eest. Lähen ka ise, mõtlen selle peale. Ja aitäh sulle selle põneva vestluse eest. Aitäh. Ja ma tahan tänada ka meie kuulajaid ja vaatajaid, et te olite meiega. Kas viga näed laita jätkab juba järgmisel nädalal. Seniks kohtumiseni.